Nii, Salotsentris käitud ja tuleme tagasi maa peale. Õige peatselt juuli teisest poolest 14. 2 nädalat jutti toimub hip-hopi laager. Hip-hop on siis tänavatants. Ma olen suhteliselt võõras selles terminoloogias. Mida see tegelikult tähendab? No tegelikult nimi üldse selle laagrile on Camp of Hip-Hop ja tegemist on siis tänava tantsustiilidega. Kuigi seal on hästi palju erinevaid siukseid stiile, mida tänaseks hetkeks avalik publik ei tea. Aga kui me räägime nagu tänavatantsust kui sellised, siis on nagu gruppe noori, kes nii-öelda siis armastavad hip-hopi muusikat ja selle saatele siis nii-öelda tantsida lihtsas eesti keeles. No ega see tants päris niisama ei ole, te tegite Eesti kõige suurema ju hip-hopi tantsukooli ka. Noh, selles mõttes jah, et tänaseks on siis sellist tantsukool 12 aastat vana ja ei saa öelda, et see just nii sama lihtsalt nagu on tulnud, et selleks on ikkagi väga kõvasti nagu panustatud ja kuna eesmärk tegelikult ei olnud alguses üldse tantsukooli teha, vaid tegelikult eesmärk oli mitte tantsida üksi, et ei hakkaks igav. Ja kuna juhtus nii, et tekkis veel huvilisi, siis hakkasime ka nägema seda, et kuna ma ise olen väiksest kohast pärit nagu Jõgeva linn, siis ma nägin seda, et noortel ei ole väga võimalust väikses kohas nii-öelda saada kvaliteeti. Ja sellest tekkis nii-öelda missioon selle 12 aasta peale, siis me oleme siis täna põhimõtteliselt 35 linnas, oleme nii-öelda abiks nii-öelda väikestele kohtadele, aitamaks siis arendada noorsootööd nii-öelda siis nissi nagu nii-öelda omamoodi. No teistpidi hea küll, üks asi on, et inimene õpib tantsima, aga te olete kui päris ausalt öelda, see on niisugune publik on ka niisugune võib-olla mõnes mõttes veere peal kõndija. Te olete ära tõmmanud, ei tea, kust koha pealt kriisilapsi, kriisinoori. Jah, selles mõttes, et me täna CSTidiga teeme koos riigiga koostööd ja meil on 8 aastaks siis ette nähtud selline Norra projekt, kus me aitamegi nii-öelda riskilapsi. Ja tänaseks on valitud välja koostöös riigiga siis 4 uut kohta, kus me siis nii-öelda teeme koostööd siis linnaga ja siis vallaga. Et selles mõttes, et eesmärk on nendele noortele anda võimalust nii-öelda arenemiseks, et me toetame nii-öelda siis nagu huviharidust. No jah, selles mõttes on muidugi ka asi võib-olla tänuväärne, et tantsu kaudu või see on midagi, mis on väga pop, seda väga palju maailmas harrastatakse ja kui noor näeb seda, et ta teeb siin seda sama, mida tehakse kuskil laias maailmas väga laialdaselt. No see ei ole mingisugune seletamine, mingi abstraktne, et hakka nüüd heaks. Ei, selles mõttes, et ega küsimus on nagu selles, et mida täna nagu noort inimest huvitab, et ega see ei pea olema tants. Selles mõttes, et me ei saa öelda, et me oleme pelgalt nagu tantsukool, et me ikkagi vaatame ja lähtume sellest, et mida nagu antud hetkel see noor inimene vajab. Ja vastavalt sellele siis me teeme nii-öelda plaani, kooskõlastame nii-öelda siis kohalike noorsootöötajatega, küsime infot kooli poolelt, et meil tekiks nagu reaalne nagu koostöö. Ja see ei ole lihtsalt see, et me oleme ägedad ja teeme tantsu, et me võime ise küll arvata seda, aga see võib-olla ei pruugi nende inimeste jaoks üldse nii äge olla. Sest et teades nagu riskilapsi, siis nende huvid täna sellisel mitte, ütleme siis, kus ei ole võimalusi, neile ei pruugi see pakkuda see ei pruugi väga integreeriv olla, ütleme see tantsuteema. Et selles mõttes me peame ikkagi lähtuvalt selle kohale ja nii-öelda oludele nii-öelda tegema nagu ikkagi täiesti uue plaani. No aga kui palju teil vanematel tulnud seletada, et see on ikkagi tants ja võib-olla vanemad näevad selles mingisugust tühikargamist ja lihtsalt kuskil hängivad ja hõljuvad ja kuulavad mingisugune sang on õla peal ja siis hüppavad selle saatel mingisugused, teevad veidrad liigutus. Tegelikult see on täiesti nagu, see on nagu see, mida teie räägite, see on 94. aasta teema. Enam ei ole. Et praegu nagu 2014, ehk siis igas valdkonnas leidub igasuguseid inimesi, et me tegelikult, mida me nagu öelda, tegelikult on nagu see, et me räägime täna tervisest, me räägime täna heast käitumisest, kasvatamaks noort inimest ühiskonda tervena nii-öelda, et ta oleks võimeline nagu tegema midagi täiesti suurepärast ära, et teiste jaoks. Et see ei ole lihtsalt see, et inimene tuleb tantsima, mõtleb, et hip-hop, et võib-olla tõmba kuskil suitsu ja ma ei tea, mis asja veel on. Et see ei ole nagu üldse selle mõttega, et võib-olla vanast ajast jäi see
nagu sihuke asi külge, sellepärast, et kuna ma ise olin üks esimestest, ega ma olen ka kasvanud natuke teistsugusest keskkonnast ülesse, et kindlasti ma ei olnud siis nii ilus, kui ma täna olen, on ju. noh, nali, aga põhimõtteliselt, et mida ma tahan öelda on, et need, kes mind teavad üle 15 aastat, nad tegelikult näevad minu enda isiklikku arengut, et see ei tähenda seda, et kui nüüd on hip-hopi muusika, siis ma pean tulema laiade riietega nokkimits peas ja jõu, on ju. Ja me võime olla täiesti seinast seina, et me oleme ikkagi intelligentsed inimesed, loomulikult hariduselt olema kõrgharidusega, eks ju, noorsootöötaja, et meie nagu roll täna ikkagi ühiskonnas on see, et me saaksime võimalikult palju mõelda välja noorte jaoks innovatiivseid võimalusi, et kas siis minna välismaale ennast koolitama, teha koostööd teiste profide nii-öelda tantsijatega ja nii edasi, et see on tegelikult ka Camp of Hip-Hopi üks point, et tuua nii-öelda see koolitus, mis on maailma tasemel, mis maksab tohutult palju, võimalikult soodsalt nii-öelda Eestisse, ehk siis tänaseks ongi nagu, ütleme, see koolitusvõimalus on Baltimaades kõige soodsam üldse. Õppimine on ju väga kallis asi. Seda küll. Suur tänu ja edu teile igal juhul tänuväärses töös ja tegevuses. Me jätkame hip-hopi teemadel, nimelt homme klubis Hollywood ilmub sinna välja Venemaa üks kõige mehelikum hip-hopi tegelane üleüldse, aga teeme taga kohe natukene lähemalt tutvust. Сколько лет спустя вот и случилась эта встреча. Привет, ты знаешь, время не только лечит. Время еще учит смотреть на вещи легче. Печаль запечатывая навечно в тексте. Уже не вижу той чарующей магии в чертах лица. Да и ты уже не смотришь на меня свысока. Думала, зазнался, не узнаю тебя. Но я перед тобой такой же, как и тогда. Когда ты взяла и слила, меня это адски злило. Но теперь я тебе могу лишь сказать спасибо. Я даже рад, что все так случилось. Вспоминаю все впустую потраченные силы. Сколько слез с тех пор утекло, разбивая кулаком кухонной двери стекло. Душу ранили хрустальные чувства, блоки, но растаяли потом, как лед тонкий. И в новостях покажут лишь обломки чувств, что раньше связывали нас. И черный ящик мою грусть передаст в обрывках песенных фраз. Как после катастрофы выживший, безнадежный, но из комы вышедший. Теперь из песен печальные выдержки ни к чему, как старые новостные выпуски. Улетучилась горечь обиды, это вопрос закрытый. И кто из нас теперь у разбитого корыта? У меня есть все, о чем лишь мечтал прежде. Почет и деньги, я на волны гребни. Со мной та, с кем бескомпромиссно счастлив я. Ее встретил бы я вряд ли, если бы на рифах не оказались однажды обломки наших чувств белоснежной яхты. В новостях